Tere! Täna oleme siin selleks, et vaadata, kuidas paigaldada Huawei P68F20 komplekti koos VS5200 Wi-Fi ruuteriga. SIM-kaardi paigalduseks on sul vaja kruvikeerajat. Kruvikeerajaga avad sa SIM-kaardi jaoks oleva veekindla pesa. SIM-kaart tuleb sisestada klemliist allpool ja suruda see krõpsuga ilusti auku, selleks kasutada küünt, tööriista või midagi muud. Selleks, et paigaldada seade seinale, on meil vaja aluskinnitust. Kui me soovime paigaldada seadme tolu külge, on kaasas 2 vitsi. Parima levi asukoha leidmiseks ja väliruuteri paigalduseks soovitame kasutada telefoni ja teha kiiruse teste. Paigaldame seinakinnituse. Auke selleks eraldi puuri tegemist on kõigest seinaga. Eelnevalt puurisime augu seina, paigaldasime kaabli, otsustasime kaabli, lisame kaabli otsa pingutuskruvi, surveseibi, lisame tihendi paneme ilusti kohe surveseibiga kinni ja selle tihendi aluse õigetpidi. Selle me võime siit kinni keerata. Edasi soovitame paigaldada juhtme juba ruuteri külge ning kinnitada tihendi. Järgmiseks paigaldame ruuteri kinnitusalusele selliselt, et indikaator jääks ette. Siin on väike säga, mis tuleb panna siia ja keerata, kuni käib krõps. Et paigaldus täielik oleks, tuleks paigaldada kaabel ilusti seina külge ja seejärel teisel poole Wi-Fi ruuter. Võrgukaabli, mis tuleb väliruuterist, ühendame toiteadapteri WAN porti sinisesse porti ja hallist pordist, LAN pordist ühendame võrgukaabli meie Wi-Fi ruuteriga ja Wi-Fi ruuteris me ühendame selle WAN porti. Kui need ühendamised on tehtud, siis me võime ühendada toiteadapteri elektrivõrguga ja selle sisse lülitada ning samuti ühendada oma Wi-Fi ruuteri elektrivõrku. Selleks, et interneti kasutama hakata, võtame Wi-Fi ühendamiseks, valime vastava Wi-Fi võrgu nime, hetkel on see ilma paroolita. Selleks viskab ette Huawei Wi-Fi ruuteri esilehe, kus siis me peame nõustuma tingimustega ja start töötama. Soovitame auto update aktiveerida ning esimese asjana saab endale määrata Wi-Fi nime. Tele2 Wi-Fi. Paneme siia ka ilusa Wi-Fi parooli. Parool peab olema piisavalt keeruline. Lisaks soovitame panna eraldi võrgu administreerimiseks täiendava kasutajanime ja parooli ja seejärel võtab natukene aega, kuni Wi-Fi ruuter muudab Wi-Fi aadressi Wi-Fi nime ära ja me saame hakata internetti. Nagu näha, siis ruuter on ilusti seadistatud, paigaldatud ning kui tekib probleeme või sa ise sellega hakkama ei saa, pöördu meie klienditeeninduse poole 68 668 66.